Tere, Hendrik! Tere, tere! Saunavana. Saunavana. Ja oled ilusti seal oma sauna terrassil, kus minagi olen käinud ja tiigis suplemas. Väga-väga mõnus, Mhm, mhm, ürgne koht. Ja täna me räägime ka ürgsel teemal karnivoorlusest ehk siis inimese evolutsioonilisest toitumisviisist. Ja mul oledki täna siin külas sina, et saaksid jagada enda lugu. Et minu küsimus ongi, kuidas sa jõudsid sellise toitumisviisini, et kuigi ma tean, sa oled varem ka seda harrastanud mingi periood, et jagagi, mhm, et kuidas sa selleni jõudsid tookord ja kuidas nüüd, et on huvitav mhm, kuulata. mhm. No esimest korda, kui ma kuulsin karnivoorist, see oli mingi 3 aastat tagasi ja eks kuskilt äkki internetis, noh, tead ikka, vaatad peale. Ja, Mhm. ja siis ma olin juba nagu valmistunud ennast paastuks. Jah, ma tegin paastu. Ma tegin 10 päeva, kusjuures täiesti mul õde tegi kuivpaastu. Ma mõtlesin, et okei, ma teen kaasa siis suga. Ja plaan oli teha 10 päeva ja tegin ära ja siis, aga ma tundsin, et kehaliselt kuidagi nagu või natuke rets oli. Ja siis hakkasin, oota, ma mõtlen korra nüüd. Ikkagi internetist kuskilt tuli see info, jah. Ja ma olen sihuke nagu mulle meeldib nagu kõik need äärmuslused ära katsetada, et küll ma olin taimetoitlane aasta aega, siis kadus mul vägi tagant ära. Ma mäletan hästi, et päris keeruline oli. Mhm. Äh, no ma kala sõin, okei, ja muna ka, noh, nipa-napa. Ja ühesõnaga siis hakkasin karnivõri tegema ja nii raske oli alguses see ülemineku koht minu jaoks. Ma ei teadnud, et see käib nagu hetkega niimoodi, et nagu mingi, oh, ongi kõik, nüüd ongi või. Mhm. Ja siis oligi, mäletan, Keila-Eol elasime, siis läksin randa jalutama ja isegi kõndida oli raske ja täitsa niimoodi, ma juba mõtlesin, et ma lähen koju putru sööma, hakkan putru keetma omale. Et aitab, noh. Ja Mhm. jõudsin koju ära ja tundsin, mis asja, mis toimub. Et täpselt seesama hetk käis see klikk ära, mul käis nagu hästi kuidagi järsult see sihuke nagu ülevoolav eluenergia ja sihuke power tuli taha. Et ma nagu surfasin täiega selle pealt. Ja siis ma hakkasin kohe jagama ka inimestele, ma olen hull storytaja Messengeris ja Facebookis ja hakkasin jagama, et kui hea mul olla on. Ja siis nagu näha oli, et inimesed ka nagu tundsid huvi ja siis ma hakkasin rääkima, et ma teen nii, et noh, et toimib see asi ühesõnaga. Ja siis ma sain nagu paastuda, sain ka nagu palju mugavamalt, noh, keha Mhm. ju on adapteerunud, onju. Ja veresuhkur Ja, ei kõigu enam, siis on väga lihtne, et kui oled ja ketoosis. Mhm. just. Ja siin ma nüüd, noh, kiirutasin nüüd tänasesse päeva. Siin naine kinkis mulle selle masina, vaata, millega saab mõõta siis Mhm. Ketomojo. glükoosi ja ketoone. Jah, ja just. Ja siis nüüd ühesõnaga ma saan nagu vaadata ka, et nagu timmi, noh, et noh, mis värk on ühesõnaga. Mhm. Ja siis ühesõnaga kõva värk on see, et Mhm. täna ma teen nüüd juba 2 nädalat uuesti puhast karnivoori siis, Mhm. et siin vahepeal sai pulgitud ehk siis täiega nagu kõrge kaloraaž, hullult mingi jõusaalis, mingid suured raskused, mingi nagu ma panin ikka hullu. Aga täna tunnen, et nagu keha tahaks nagu mingit veits nagu hoidmist rohkem, et siis karnivooriga nagu ma tean, et mul on see, et ma võin nagu aeroobset teha pikalt, ma võin nagu jõusaalis reaalselt mingi 2-3 tundi vabalt nagu täiega lihtsalt nagu paugutada. Ja, ähm, ja võib-olla see võlu ongi see, et see energia on niisugune pikalt kestev ja stabiilne. Et ma mäletan süsivesikutega oli see, et ma panin nagu sihuke plahvatav ja sihuke äge ja huvitav, aga see crush tuli ka nagu sisse. Mhm. Et võib-olla noh, mõlemad on nagu, mõlema jaoks on oma koht, onju. Ütleks võib-olla, et ma nagu olen mm, õppinud nagu mõlemat austama, et ma otseselt nagu ei ole süsivesikute vastu.
sest et ma näen seda ka, et nendega saab ka nagu huvitavaid asju teha, aga karnivoor on nagu täiega nagu mingi nagu ultimate lihtsalt, et nagu kui mingit tervendust ikkagi vaja on, et siis täna nagu läheb jah, et ikkagi puhas veis, mahe taluniku käest, lammas samamoodi taluniku käest, kala, mahemunad, et sihuke päris kõva tunne on endal, et nagu sihuke, et kohe nagu keha tänab. Tore kuulda. Ja Jah, kaks nädalat oled siis karnivoor olnud või kas sa läksid nagu, hüppasid järsku siia sellesse sisse või läksid sujuvalt? ma olen 2 nädalat sihuke pigem nagu puhas ütleks olnud, puhas karnivoor siis, et ei ole nagu patustanud üldse siin, et ei ole ühtegi ampsu mett ega midagi võtnud, kuigi ma ise olen mesinik onju ja noh, siis ma nagu olen siin pidanud selgroogu kasvatama, et muud moodi lihtsalt ei saa ju. Ja. Ja lõpuks ei tahagi enam, et täna enam ei ole mingit, tegelikult eile õhtul oli korra, et tahaks täiega mingi meesaie piima peale juurde. Aga ma saan aru, et see on nagu noh, mõista saab mingit juttu ja tegelikult ei ole vaja. Ja. Ega see ei käi nii kiiresti üldjuhul, et 2 nädalat ja see sõltuvus on nagu seljatatud. Et see mõte ja emotsioon ja tunne ja tekstuur ja kõik need asjad nagu veel käivad ja niimoodi hooti ka ja noh, väga tihti siis, kui on millegi ainepuudus, näiteks elektrolüütide või pole rasva piisavalt söönud, sest kui sa oled toidetud, täidetud toitaine tiheda toiduga, siis sul tegelikult isud kaovad ära. Et aga tihti isud jäävad ikkagi siis, kui me sööme kas liiga väikseid portsjoneid, sest noh, tegelikult see on ju hästi toitav, onju, siis osad võib-olla isegi söövad vähem, kui nad võiksid. Ja teine asi on see, et kui ei ole veel rasvaga adapteerunud, siis ka nagu süüakse seda vähem, sest keha ei võta veel vastu, aga siis jääbki see nagu mingi tunne veel võib-olla tekib, et tahaks nagu midagi veel või süsivesikuid, et kuskilt leida seda lisaenergiat, kui see ei ole veel täielikult nagu ümber lülitunud sinna rasva peale. Et see on niisugune huvitav protsess ja nagu esimestel nädalatel väga paljud just sellepärast kukuvadki ära, et aga see ongi see selgroo hoidmise koht ja läbisurumise moment, et noh, kui sa oled võtnud selle endale eesmärgiks, et seda sõltuvust seljatada vähemalt mingiks perioodiks ja keha puhtaks saada. No mul on hea meel, et sa ikka oled olemas ja nagu tuletad meelde ja noh, ma olen sulle ikka küsinud ikka mingeid asju, kui noh, ja küsimusi on nii palju, et ma nagu tasandan ära nad siin. Ma olen seal ju grupis ka vaata, kogu aeg postitan midagi. Ja siis ongi see meile, ma tahtsin hullult küsida ühte asja, mõtlesin, et issa ma nagu minu postitus ongi siin. Miks? Küsi. Aga ma küsin sinu käest, ma ei tea, kas sa oled mõelnud, vaata mineraalid on ju, ülioluline. Ja siis mul on kapi peal on see muumio, see shilajit, see mägede tõrv on ju. Ma ei tea selle kohta midagi. Ei tea, okei, siis ma pean ikka grupis küsima sealt. Et okei, ja see karnivooride grupp, see on väga hea nagu täiega kasulik. Ja seal on palju inimesi ja palju erinevaid kogemusi, eks ju, et minul ei pruugi olla alati vastust, aga seal võib olla mitu inimest, kes on millegagi kokku puutunud. Et see ongi hea, et tegelikult väga tihti keegi võib-olla ei julge küsida või avalikult või enda nime alt või midagi ja sina küsid kellegi teise küsimuse ära ja sealt hakkab tulema nagu, et see on väga tore, et grupp on aktiivne ja selline hoidev ja toetav. Jah, on tõesti hea vibe on seal, et siuke, ei ole nagu mingit mürgistust ega midagi, vaid kõik toetavad nagu siukest ja on siuksed pigem nagu südamlikud, ütleks. Ja, tore kuulda. Seda me kuuleme tihti, kui me käime kuskil karnivooride kokkusaamisel või kui me isegi esimest korda nägime karnivoore Hispaanias juhuslikult oli karnivoori konverents, siis maailmakuulsad kirurgid ja arstid ja teadlased, kes on kõik karnivoorid, olid kohal ja nii sõbralikud, nii avatud, kõigiga said rääkida nagu tavainimestega, mis sest, et neil on võib-olla 1 miljon jälgijat või mis iganes. Et see mind ja Raigot ka nagu tohutult üllatas, et nii tasakaalukad, nii rahulikud, nii abivalmid ja avatud. Ja nüüd, kui me käisime seal esimesel Eesti karnivooride kokkusaamisel nii-öelda suvepäevadel, seal Metsiku Piisoni farmis, siis selle omanik ka ütles, me jäime hiljem veel natukene rääkima sinna, mina ja Raigo ja see omanik ja ta ütles, et ta oli nii üllatunud, et nii normaalsed inimesed
et täitsa mhm, lõpp, et mhm, väga-väga positiivset ja jah, sooja tagasisidet andis ja siis mul oli seesama äratundmine, et meil oli täpselt seesama moment, et kuidagi tasakaalukamad või rahulikumad inimesed üldjuhul, et ei lähe, ei hüppa kellelegi kõrri, et mida sina siin sööd või mida sina siin teed, et igaüks teeb seda, mis talle sobib ja, ja hea on. ja. No eks seal ikka väikesed siuksed põrkumised kipuvad tulema, onju, see on igal pool nii, mingi, ma ei tea, mingi Audi ja Bemm ja mingi mehed ja naised Mhm. ja noh, mingi, need on inimesed, onju, kõik. Mm. Et aga jaa mis ma veel tahtsin? Nojah, onju, et ega kui me nagu ühiselt sihukest asja teeme, onju, siis seal nagu noh, see nagu see energia juba ise nagu näitab ära, onju, et see on nagu maandatud, onju. Me nagu täiega maandame ennast lihaga, onju. Mhm. Liha on ju täiega maandav, onju. Ja kui ongi nagu tervis ongi hea, kui nagu seda nagu siis ongi juba vibe kannab, onju. Ja kui on arstid koos, onju, seal ei ole nagu midagi peita, onju. Mhm. Vaid seal on pigem nagu paljastada või nagu Mhm. näidata inimestele Näidata pigem nagu, ja. mis värk on. Et ei ole nagu noh, nagu justkui nagu farmaatsia nagu täiesti nagu siukene, seal nagu on põrkumine pigem onju. Mhm. Noh, Ja, et hästi huvitav. ja no sa ütlesid hästi, et nagu ta on maandav, aga samal ajal mina tunnen, et ta on ka tõstev. Et sa ei ole Jah. nagu pea laiali kuskil pilvedes, täiega rahu, Mhm, maandatus, aga mingi selline nagu kergus. Et kui ennem oli kõik oli mhm. raske ja hall ja tume ja väsinud ja Ja, jah. siis nüüd on nagu jah, see energia kuidagi on puhas ja sihuke tõstev ja pea on selge. On täiega nii mõnus, noh. Ma nii naudin. nii tore kuulda. kuidas sul pere? Kuule, kasvame siin, nüüd on tütar sünnib siin nüüd septembri lõpus, poiss oi. on 2,5, terved, ilusad, noh, naine on mul, hea naine on mul. sellest, et ilus, väga-väga õnnelik olen, et sihuke toetav pere on ju, igasugune minu siukene paastumine, Mhm. toitumised, mingid asjad on nagu täiega toetatud. nii tore. Ja ma ei tea, ma ütleks, et nagu unistuste elu isegi, et Mm. sellest ongi nagu unistatud täna, see, mis ma Mhm. siin teen ja elan ja loon ja et nii täna nagu kaunis. saan kutsuda inimesi küll nagu inimesi siia nagu äh, sellesse kohta, et nagu koos nagu midagi luua ja see on nagu suur kingitus. Mm. et absoluutselt. ühesõnaga jah, et ja ühesõnaga siis suitsusauna saab tulla minu juurde, suitsusaunariitustele, ja et väga mõnus on seal. Mulgimaa, Mulgimaa vapp, Mhm. vot näe. Mulgi vald, siin on hää, tule ja jää. Just ma ikka müün sõpradele alati, et tulge siia kanti, see on puhas loodus ja mm. see on oluline. Ja siin ja, Viljandi kandis on mõnus. ja, sest et ega see karnivoorlus kui elustiil, või see ongi see elustiil, see ei ole ainult toitumine, vaid Mhm, see ongi tagasi juurte juurde, tagasi mhm, loomulikkuse juurde ja sina oled selle hea näide seal ja esindaja selles suhtes muidugi absoluutselt minge Hendrikule külla sauna ja imeline koht, imeline energia ja sa saad olla sina ise, nii nagu oled, tule nagu oled, eks ju ja mhm. selles mõttes avatud ja alasti ilma, ilma selle ei no sõna otseses mõttes on ju ja sõna saun. otseses mõttes muidugi, kuidas muidu siis sauna, eks ju. jah, ja, nii nagu vanasti ja nii nagu normaalne ongi, nojah, nii nagu me siia sünnime ja nii me võiksid ka minna, eks ju, et ja. ei ole vaja siin ehtida ennast võõraste sulgedega. No siin on suvelgi, ega mind jääb harva riietega, ütleme siin oma õue peal, et meil on siin Mm. mets ümber, et sihuke mõnus kohake. Aga kui keegi tahab võib-olla rohkem teada, siis võib Facebookis vaadata, saunavana, sealt leiab ülesse. Mm. et väga väike hea, et turundus ka siis jagad. juba. muidugi, Jah, ikka tuleb ju toetada, tuleb jagada, nii nagu me grupis jagame ja, erinevaid neid farmereid ja talunikke, kus mhm, saab, et hoiame kokku, et selline mõnus täiega. kogukond on Mhm. loomas, tundub jah, no juba on ju, juba ongi, no ongi jah, et päris palju seal inimesi on. peaaegu 400 jälgi, peaaegu 800 juba jah, jah, ja Youtube ja kõik ja kõva värk, ja sest et ma mäletan, kui mina hakkasin pihta selle karjääriga, mul olid ka mingid mõtted, et tahaks nagu midagi nagu sihukest luua ja siis nagu te olete selle, te lõitegi selle nagu, mida ma too aeg nagu unistasin.
et lahe, lahe, ju täiega jõud suur tänu. õige aeg ja, sest et kui me aasta aega tagasi otsisime kogukonda, et just sellist gruppi, kus saaks nagu küsida ja jagada, siis see oli olemas Eestis üks grupp, aga see oli inaktiivne. mind ei võetud sinna mitu Mhm. nädalat sisse, vastuseid ei tulnud Mm. lõpuks, kui midagi postitasin ja siis sellest nagu tekkis see vajadus luua grupp, mis siis Jah. alguses väga aeglasti kasvas ja selles eelmises grupis oli ka 100 inimest ainult 5 aasta peale kokku kogunenud ja nüüd selle Mm. aastaga on see kasvanud siis, ma ei mäleta, kas 770 või midagi niisugust on meil Mm. praegult seal. et on Mm. näha, et seda huvi aina nagu kasvab, et seal ei ole ainult Mhm. karnivoorid, et need, kes huvitavad sellest teemast, et ma kutsun neid ka sinna gruppi, et infot Mhm. kuulama ja Jah. vaatama, et see on päris Mhm. radikaalne, et mul just keegi avastas ühe video, kus ma räägin sellest karnivoorlusest ja tal Mhm. pea plahvatas selle kõige peale, aga miski nagu Mhm. kutsus ja, aga see ongi see, et me oleme nii ära programmeeritud teistmoodi mõtlema, kuidas Mhm. on õige toituda ja sest, et punane liha on ju halb, nagu räägitakse, See on tekitab mingi vana aeg põletikku ja juba, nii edasi. ja et kas täna rasv on ikka veel halb ja no ikka veel räägitakse ja, et räägitakse, kahjuks eks see küll jah, lõpp ikka. aga mulle tundub, et see hakkab natukene muutuma, sest et juba USA poolt tuleb valitsuses selliseid teateid, et loomne rasv tuleb tagasi tuua, see ei ole halb, et see ei Mhm. põhjusta südamehaigusi ega midagi. Jah, ja kui ta sealtpoolt hakkab tulema, siis ehk ta jõuab varsti siia Eestisse ka. jah. No väga huvitav on see, et ma olen hästi palju mingites vaimsetes seltskondades liikunud. Vanasti oli, kõik olid veganid ja mingi noh, liha oli nagu täiesti demoniseeriti siin, Mhm. enam-vähem niimoodi. Ja täna siis, kui olen siin käinud, noh, see suvi, ütleme, sauna tegemas siin festivalidel, siis on nagu ikkagi liha nagu teema, nagu Mm. kõik nagu täiega nagu carvivad, tahavad Mm. saada ikkagi nagu mingit sihukest maandust ja ikkagi liha, noh, tahetakse. nii Et tore, et saadakse nendest dogmadest lahti lõpuks, et ja, jah, ja kuulatakse oma keha rohkem. see ei ole vale. ahah, jah, jah, just, et kuulama keha on ju, nagu, et nagu noh, jah, on ju, et näiteks on ju teie, ütleme, te olete siuksed radikaalsed, nagu sa ütlesid, on ju, et sihuke nagu et puhas on ju ja ma näitan teile, kuidas see käib, on ju. Nagu ja nii on ka õige. Ma olen nagu see vend nagu, kes nagu vahepeal nagu mingit teeb nagu pätti ka, on ju. Mhm. Ja elad nagu, elu. nojah, on ju, aga proovin nagu endast parimat teha. Ja Mhm. siis, aga et siis nagu võib-olla jah, et nagu et nagu minu poolest on nagu mingisugune neutraalsus on nagu okei, onju, aga samas on hea, kui inimesed, kui sa teed, et sa tead juba, et nagu, mis on võib-olla õige, mis on vale, onju, et noh, et, no et vaata, ega noh, seda just kas ma ühte ju, lähen, eks ei ole, onju, igalühel on erinev, et mõni talub süsivesikuid rohkem kui teine, et mõnele sobib geto, näiteks sellele kehale kohe kindlasti ei sobi geto ja neid geto jah, kogukondasid on väga palju. et aga sellist karnivoori kogukonda meil Eestis varem ei olnud või noh, see väike grupp oli, jah, aga sellises mastaabis, et ma ei ütle, et see on õige ja et kõik peavad nii tegema, sest mina ka hammustan jah, vahepeal õune või võtan mustikat, aga see ei anna mulle jah, mitte midagi ja jah, ma ei taha seda, ma maitsen, keha ei taha. ma, ma kusjuures see, maitsen ikka ja, kusjuures see ei ole enam ta jah, on mõnus maalane, ma sõin üks päev väikse kurgi ära, siis see oli nagu meh, et nagu see mm, mälestus oli sellest oluliselt ilusam ja nendest mustikatest või õunast. jah, nad on head, nad annavad ju sulle natuke seda glükoosi ja suhkrut, eks ju. palju ma seda ei mm, taha, ma ei taha, et mul veresuhkur hakkaks mängima uuesti ja tõusma ja ma ei taha ketoosist välja minna, sest see on mm, kõige loomulikum. lapsed sünnivad ju samamoodi ketoosis, et mm, selle keha jaoks on see väga-väga loomulik ja nii kui ma sõin ju varem süsivesikuid, ma lappasin siia ja sinna ja mul oli nii halb ja raske olla, et ma ei taha mm, sinna samasse kohta tagasi langeda, et see on selline mm, teadlik otsus ja see sobib kehale. aga ma ei jah, ütle, et kõik peavad seda tegema, et ma oma nende nõustamistega ka lähtun igaühega nagu individuaalselt, et kellele mis mm. sobib, et ja, et mul kuulake käivad oma mingi keha. hullud jah. mul käivad nii hullult läbi, et tahaks tollest rääkida, tollest rääkida, tollest rääkida. Ja siis nagu viimane on see, et see ilmselt läks üldse ära. Aga mis võib-olla ma enda koha pealt räägiks, on see, et ma mäletan ikkagi, kui ma nagu Süskarit panin ja trenni tegin nagu jõutrenni, onju, siis ma ikkagi teadlikult enne magaminekut sõin Süskarit, sest et ta nagu vaata, toob selle väsimuse ja selle, noh, hakkad, noh, tead ise
ühesõnaga aju saab mingit signaali, et ühesõnaga nüüd on aeg nagu magama minna põhimõtteliselt. Et ma nagu kasutasin seda ära veits, et nagu, et saaks magama, sest mul on rahutute jalgade see värk, tead jah? Magneesiumi võtme. Ja ma pean rohkem võtma ja ma võtan, aga ta on nagu ikkagi, ta on veits nagu mingi neuroloogiline mingisugune värk ka. Et ma olen nagu üritanud ja ma räägin, et sellest saab lahti, onju. Ja siis, aga ongi see, et oota, mis ma tahtsin. Süskaritega ta nagu, mul läks nagu hullemaks, ma mäletan, aga ilma süskariteta on nagu teisipidi hull, sest et mul on seda energiat nii palju, et ma olen mingi öösel mingi 1-2 üleval. Ja nagu, ja ma toimetan kogu aeg, ma lasen ringi ja teen mingeid asju ja ikkagi on seda energiat on nii palju, et see on võib-olla üks downside minu jaoks ja teine on see, et mineraalid ei salvestu, vaata. 2 asja võib-olla, mis on nagu siukese, noh, ühesõnaga, energiat on liiga palju, see on paha. aga võib-olla see magama stabiliseerub. jäämise mõttes. Ja. Jah. Et aga jah, mul jäänud kõik on nagu positiivne, jah. Okei, huvitav, võib-olla ta stabiliseerub pinge aja pärast, sest meil on niimoodi, et me oleme muidugi aastaid juba seda praktiseerinud, et me läheme kell 10 magama. Siis täpselt niimoodi ongi, et see on, keha on sellega harjunud. Circadian rhythm võiks nagu, ja mingid ajaaknad on, kus nagu saab minna paremini, on ju. Ja kui need ületad, siis ja, just. Ja ma peaks, no vot, näe, mul on ikka veel ruumi siin, et õppida targematelt. Ja mis targematelt. Ja hommikul vaadata päikesesse ja õhtul mitte liiga hilja süüa ja eks seal on mingid nüansid, mida peab nagu jälgima ja praktiseerima teatud aja jooksul, et sul keha sellest hakkab aru saama, millal on magamineku aeg. Aga ma mäletan, et Raigol oli mingi sihuke teema alguses, kui ta läks karnivooriks, et tal tuli keset ööd selline nagu power, et ta mõtles, et ta nüüd läheb ja teeb midagi. aga see läks nagu üle mingi hetk, aga tal oli täpselt selline sama seis. Minul seda ei olnud, minul oli nagu rohkem keerulisem see üleminek, sest ma tulin nagu nii süsivesiku dieedilt, et ma ju liha ei söönud. Et tema jaoks oli see nagu normaalsem ja võib-olla meestel ka see testosteroon tõuseb ja see kohe tekitab sellist suuremat energia ülevoolu. Aga praegult on küll Raigo väga normaalne selles mõttes, et ja magab väga hästi, aga meil oli ka mingi periood öösiti, kui kortisooli vist hakkab keha tootma rohkem, me olime üleval a la kella 3 paiku või midagi, täiesti üleval ja siis proovid magama jääda, et õnneks jäid magama. Enam sellist asja ei ole, nii et ma kirjutan kõik selle üleminekuperioodi arvele. Jah, seda asja peaks uurima, sest et mul on see nagu, et keha nagu on nagu mingi täiega nagu let's go, onju, aga aju tahab ju puhata, onju. Muidugi. Ma võtsingi täna hommikul nagu mingi 2 kulpi kreatiini, et nagu aju toetada. Sest et reaalselt mingi 6 tundi sain magada täna öösel ja suht vähe. Et selle kohta tahaks nagu rohkem teada küll tegelikult, et mis toimub nagu või mis teha võiks või. Sest ega alati on midagi õppida ja mingid teaduslikud faktid on ka mingi hetk, et hoopis teistmoodi on. Ja. Ikka kogu aeg õpime ja õpime ümber. Jah, teekond kogu aeg. Sama siin, ja väga mõnes, et sihuke põnev, pidev protsess, et iseenda tundma õppimine kõige selle juures. No just, jah. Jah, just. See on ju kõigega nii. Et me ju kasvame koos nende olukordade ja nende inimestega ja kõigega. Just. Mitte nii, et jah. Mitte nii, et ma õpetan või teen, vaid et me tegelikult koos ju teeme selle samal ajal. Ja, õpime. Ja sureme ikka lollina. Keegi ütles ju nii. Okei. Aga okei, see oli sinu see downside. Milliseid positiivseid pooli sa märkad või oled märganud seda jooksul? No ongi see, et... Pikalt sa eelnevalt tegid seda karnivoori, kui sa eelmine kord 3 aastat tagasi tegid? Ma ei teinud pikalt. Ma olin ikka suht harjalomadega mingisugune, ma arvan, mingi nädal aega või. Oli nii, et ma olin nagu mingi täiesti nagu, mis toimub, noh. Ei, rohkem valetan. Oota, siis ma pean Gertrudi käest küsima. Ma ikkagi käisin ja ma andsin trenne, andsin Spartas käisin, siis meil oli reaalselt trenn kestis 4 tundi meestega. Ja me panime terve aeg tegime. Et
no ikkagi äkki kuu kanti võib-olla midagi sinna ja aga jah, mind toetas see, vaata, et ma tulin sellest tavarutiinist välja, tavatöölt ja hakkasin nagu ise looma. Ja siis mul nagu oli see võimalust nagu noh, vangerdada ja ümber korraldada ja nagu, et noh, see keha järgi siis nagu elada võib-olla too hetk. mm. Et sihuke kaootiline, samas nagu sihuke hästi powerful, hästi võimas -hmm. nagu. no ongi nagu sihuke loomulik juhindumine iseendast, et kuhu see keha nagu, kuhu suunas ta tahab minna, onju. et mingil Mhm, ajal me oleme sellised ajuudus ja programmis ja teeme mingeid asju teadmata, mis me tegelikult tahame teha või mis meil tegelikult meeldib mhm, teha. ja minu meelest selline toitumine toob nagu lähemale iseendale, iseenda tunnetamisele, et mida ma tegelikult teha tahan siin elus mhm, ja, ja sellega nagu jah, selle loomulikkusega kokkusaamine minu meelest see karnivoorust nagu nii tugevalt toetab. et see on nii mhm, loomuomane toitumisviis ja siis ei saa lihtsalt midagi muud teha, mis ei ole kooskõlas nii-öelda sinu mhm. äh, Jah, hingega siis jõuame ikka sinna tagasi, et kuula keha ja ongi kõik noh. mm. -hmm. Kuule, ma annan ühe sotsiaalse lubaduse, siis mul on pinge peal ja siis ma teen ära ka selle. noh, Nii, praegu on sihuke magu. pole viga. No Ma ütleme nägin niimoodi, sind paar kuud tagasi ja siis ma ei oleks arvanud, et sina lähed ja ja, tõmbad seal 10 lõuga, nagu ma nägin, et väga äge ja. No ütleme niimoodi, et ma olen siin 8 kilo alla võtnud nüüd juba mingi mõne kuuga. Aga mu ühesõnaga plaan on siis kuubikud välja saada ikkagi korraga elus. Et vot. see juhtub enne, Sihuke, kui sa oskad arvata, vaadates seda transformatsiooni Raigo keha peal, kes isegi ei näe vaeva, ei tee mitte midagi ja see keha lihtsalt läheb optimaalse mhm. toitumisega optimaalsesse vormi. et Ja Raigol on ikka väga hea keha. Ma just eile Gertrud näitas neid sünnipäevapilte ja siis oligi seal, ma vaatasin nagu Kreeka jumal seal niimoodi. Väga võimas. Et Gertrud sai just eile pildid valmis. väga tore. Et okei, kuule, äge ja, äge värk. äh, küsisin ennem, et mis need positiivsed pooled veel, mis sul nagu, sa oled nii vähe teinud tegelikult, et vahest läheb No selleks jah, on ju. kohanemiseks ikkagi mitu kuud aega, et saada seda täitpilti, nagu minul läks see, ma arvan, pool aastat. et Ja. ta näitab juba enne, kui hea sul saab olla tulevikus olema, aga, Ja. aga see nagu täispotentsiaal, see tuleb aasta ja aastatega alles Okei. No ma olen kuulnud jah, et nii pidi olema. Aga no ütleme, et see alguses see nagu kipub nagu kõigega olema nii, et see esimene hüpe on nagu kõige siuksem nagu ägedam. Et ma saan, nii või, et oi. Et, nii on et ka võimalik või jah, just. Et seda võiks nagu, või ma väga soovitan inimestel seda kogeda, et nagu kasvõi siis tee paar nädalat, vaata, et proovi sealt nagu läbi saada sellest raskusest, et sellest süsivesikute et sa adapteerud rasvadele, onju. Pluss, mis on suur pluss, on see, et sa saad oma kandiidat onju vähendada organismis pärmseent, mis kontrollibki su isusid tegelikult ju. Et see on nagu nii suur võit, sest kandiida nagu ta võiks olla nagu kontrollitud, onju. Vähemalt kontrollitud, et päris lahti, ma ei tea, kas saabki, räägitakse, et saab, aga noh, ma ei tea. näiteks kui Kas mina üldse piima peabki? söön, siis mul lööb see uuesti välja, nii Jah. et kuigi piim, rasvane piim või on nii-öelda karnivooritoit, küll mitte põhitoit, aga täitsa menüüs, siis minu Mhm. puhul ei saa seda tarbida, jah. Toob kohe välja, Mm, okei. sest seal on ka No mul on mingi osa sellest, jaa. süsivesikuid, Nojah, piima, see, mis ta oligi see, laktoos, noh, siis on laktoos ja jah. on ju, konverdib ju ümber keha ju, suhkru, see, jah. Nojah. No mina jällegi joon siit, ma ostan naabrite käest põhimõtteliselt. Saame seda Eestimaa tõugu lehma, pruuni, kusjuures sellega nii, et mustvalged lehmad on GMO piim, ta on ühesõnaga, ta ei ole kõige parem ja pruun Eestimaa tõugu lehmapiim räägitakse, et ravib siis sedasama talumatust. Et see ühesõnaga jah, mingi sihuke info on läbi käinud, räägitakse. Ehk siis noh,
päris kõva teema tundub, seda võiks uurida. -hmm. mis nõu sa võiksid anda siis nendele, kes mõtlevad sellega alustada, et mingid tähelepanekud, millega arvestada? Mm. No on ju siga nagu on variant, aga pole kõige parem, on ju. Kui võimalik, siis proovi veis, lammas on ju, kala, kalale, et kala on, ütleme, sihuke võiks olla rasvane kala on ju, et rasv on hästi oluline. Muna on ju, võiks olla ikkagi vähemalt number 1 seal peal või siis 0 oleks kõige parem. Või siis on pasture raised ehk siis nagu põllukana, ütleme, või siis täitsa taluniku käest ostetud oleks nagu kõige parem variant. Seal jällegi on see, et võiksid teada, mida toidetakse kanadele, on ju. Et võiks olla ikkagi nii, et ei ole päris on ju, kuskil mingi ülepritsitud, mingi viljaga toidetakse, on ju. Ja, et ikkagi see on ka nagu, see on nagu päris oluline küll tegelikult. Ja nagu ikkagi iga asi, mis suhu paned, võiks olla puhtast kohast, ütleme nii, et kui tahad parimat tulemust, et nagu head tingimused võiks olla igati looma. Et ma lähen taluniku juurde ja ma suhtlen taga ja ma tean, et lehm on ja saab käia vabalt põllu peal, ta elab nagu puhtast kohast, ta saab süüa nagu heina, mitte et teda toidetakse viljaga. Et see kõik loeb lõppude lõpuks. Aga kui ei ole võimalik, on ju, siis tee nii, nagu on võimalik, on ju. Et lihtsalt, et süsivesikud oleks nagu täiesti nagu olematud, siis saad nagu tulemused. Et ja kui ikkagi huvi on, siis nagu proovi ära, et kaotada ei ole midagi. Ja mingit jutte räägitakse igal pool, mingisuguseid asju. No ma olen täna suht nagu siukse koha peal, et ma ei viitsi mingit jutte kuulata enam, kui ma ise nagu ei ela seda elu ja ei vali elada. Mul on hästi huvitav dünaamika, näiteks meil käib siin üks hea tuttav käib, on majaabiline meil siin ja nemad on kogu perega on kõik veganid, nagu 0 liha ja nagu toimivad ja kõik nagu jumal ok, tundub mulle. Ja me paneme nagu liha nagu täiega. Siis me ei saagi nagu koos süüa. Et kui huvitav on ju. Aga eile ma nagu käisin välja, natuke nagu müüsin seda karnivoorsust või nagu, et liha, et räägime nagu, et kui alustada, et kas alustame veisest või, ja et kui nagu alustad, siis nagu helista mulle, et nagu, et ma nagu hea meelega räägin seda, mis ma tean, seda, mida ma ise olen nagu enda peal teinud, et mulle nagu hullult meeldib pigem nagu oma kogemust jagada. Sest et see on nagu enda naha peal nagu ära proovitud. Aga see on siiski nagu minu naha peal proovitud, et me oleme väga sarnased, aga samas nagu erinevad ka. Et ongi, proovi ära, kuula oma keha. Isegi vesi, allikavesi, pluss mingi Tallinna kraani vesi näiteks. Et see kõik nagu on ikkagi, kõik on nagu kooskõlas, et nagu vali parim variant, kui sul on võimalus. Ja nagu, ma ei tea, uurige rohkem, kui huvitab. Ja sest et nagu igal asjal on mingi vastuolus mingit infot, on ju, see on nagu kõigega nii. Aga no ei tea, proovi mõlemad pooled ära, siis saad teada, ütleks. No täpselt, jah. Et kui see, mis sa siiani oled teinud, ei toimi, eks ju, tervis laguneb kuskilt või sul on halb olla, et siis võib-olla proovid vahelduseks siis midagi vastupidist sellele, et oma keha ongi ju kõige parem indikaator, et mis saab hullu juhtuda. Ja keegi teine ei saagi nagu öelda, ei saa. Et mingi nagu saab, on ju, aga mingi tasemeni ei saa, on ju, sest et me ei näe ju teise inimese sisse ja me nagu ei tea, on ju. Et nagu olge julged ja katsetage ikkagi. Et sest nagu liha nagu, ma ütleks, et nagu mehele annab nagu power'i ja nagu tule ja sa nagu ikkagi, sul on nagu eluenergiat nagu täiega, kui sa kui sa lubad endale seda. Et seda saab mitut viisi tõsta, on ju. Et jah, et kui ma tegelen vaimsete praktikatega, on ju, ja ma nagu
noh, ongi, ma toitun taimselt ja see nagu, see tõstab ka täiega, onju. See tõstab nagu täiesti pilvedele. Aga ma näen suht palju ümberringi. Täna enam ma ei näe, sest ma ei vaata nagu, ei elu, huvita. elu on ju siin maa peal. No just, et nagu tuleme vahepeal tagasi ka, onju, et see nagu, noh, kuidagi, ma ei tea, vaata ise, ühesõnaga. Mm. aga ma lihtsalt näen Absoluutselt, seda, noh. Jah. väga hästi öeldud ja igalühel oma ja nii nagu Igaühel oma, jah. mm. Et ei saa seda lihasöömist ka nagu suruda kellelegi, aga jah, ei, selleks ma peabki teen nii. olema valmisolek ja see on täpselt see, et nagu sa ütlesid oma nendele tuttavatele, jagasid veidi infot ja et kui tekib küsimusi, tulge, et siin on täpselt samamoodi, Mm et ma ei pressi seda kellelegi peale, jah, enda kanalil ma jahun, mida ma tahan ja seda jälgib see, -hmm. keda see huvitab, eks ju, ma ei hoia, ma ei pea ennast tagasi hoidma või Just. mõtlema, et mida minu veganist sõbrad sellest arvavad, kui ma panen lihapilte või mida iganes. Aga täpselt samamoodi, Ja, et jah. ma olen olemas, et kui sul tekib see küsimus või avatavus, et aga ma ei pressi kellelegi seda peale, et Ja, jah. No just. mul on ka ju ikka Facebooki kaudu on ikka päris paljud tuttavad sõbrad on ikka nagu tunnevad huvi ja on sinna gruppi ka tulnud, on ju, mm, Carnivore'i sinna Facebooki gruppi. Ja ikka nagu hea meel on, et inimesed on nagu täna ikkagi palju rohkem nõus katsetama kui siin paar aastat tagasi, et me mm, nagu kuidagi inimestena ka koos nagu kollektiivselt kuidagi see teadvus tõuseb ja on ikkagi inimesed, näha on, et ümberringi, et nagu inimesed on nagu muutunud või nagu üldse kogu maailm on muutunud. Ja jumal see on, tänatud, jah. Oli ka aeg, ma arvan, et see oligi aeg, jah. 2020 raputas nii mõnegi unest ülesse ja pani seda asja veits teistmoodi vaatama. Et Mhm. iga asi on millekski hea nii-öelda, nii et ka see jamps, Jah, et mis toimus. just, et see tumedam pool on lõpuks ikkagi nagu vajalik, on ju. nojah Ka onju, kui me vaatame, kui me suumime välja onju, mm. -hmm. siis nagu ei saa, et ainult valgus onju, vaid peab nagu kõik on tasakaalus balanssis ikka, olema. absoluutselt, absoluutselt ja, No ja just, ta ise tasakaalustab ennast kogu aeg. Et kui sul ei ole olnud jah. seda nii-öelda sitta kogemust, siis kuidas sa saad teada, mis on hea kogemus ja nii täpselt Mhm. ongi. Jah, just. jah. Äge. Ja aitäh sulle jagamast jah, ja head jah, nõu mul nii hea, andmast. Et jah, kui mul nii hea sul on meel. nagu ja et kui sul ei ole nagu kõige paremaid valikuid, siis alati vali see noh, halvemasse parem valik on ju, kui sul ei ole seda orgaanilist Nojah. muna, võta siis see number ühega muna, eks ju. ja, ja kui sul jah, kui sul on ainult see Tallinna vesi, et siis võib-olla filtreeri seda, see ei ole küll elus vesi Ja, nagu allikavesi, aga jällegi, et võta siis ja. see parim variant sellest. Aga võib-olla ühte asja, mis ma tahaks öelda, mida ma olen nagu uurinud ja mõelnud ja võib-olla naistel karnivoorsusega nagu jälgige rohkem, vaata, sest et see on nagu see, noh, naised on tundlikumad selle, nagu ma olen aru saanud. Et nagu mehed võivad nagu lajatada sellega kuidagi nagu vabalt minna, aga on nagu naishormoon et ühesõnaga, noh, rasedatele me vist ei soovita seda, onju. ei ole üldse, absoluutselt see ei, siin ei ole vahet, et selles suhtes noh, kui sa vaatad lõvisid metsas, et kas emased söövad midagi teist kui isased, et see ei ole, emased ja isased on selle poolest erinevad. jah, meil on erinevad hormoonid ja ka hormoonid saavad alguse rasvast ja see täpselt läheb ilusti tasakaalu sinna, kuhu vaja, kui sa saad piisavalt rasva. Et tegelikult see on väga-väga toetav ja ka pikaajalised karnivoorid, kes on sünnitanud mitu last, olles karnivoorid, nende iga järgnev laps on pikem, tugevam, elujõulisem. Tihti on just see, et iga järgmine jääb natuke nagu väiksemaks ja nõrgemaks tavaliselt, et ja minu arvates selles Nojah. suhtes ei ole vahet, et küll paastumisega tuleb küll see asi juurde, et naistele +40 ei ole ta nagunii soodustav, sest et see mõjutab Mhm, hormoone. Et aga mhm. karnivoorlus ja, aga absoluutselt osadele on vajalik väike kogus süsivesikuid ja selle saabki katse-eksitusmeetodil teada, et kellele mis. Mhm. ma Jah, ei usu, jah, ma ei jah. usu, et seal midagi hullu saab olla selles Aga, mõttes. aga ma ei tea, mul on kuidagi käinud ikkagi, et naised võiks nagu rohkem nagu võib-olla keha kuulata või tunnetada ikkagi, et sest nagu, no nagu jah, et nagu meestel on nagu savi vist või nagu meestel ei ole nagu midagi nagu sellega mingit, no see on nagu mingi asi, mille peale ma olen tükk aega mõelnud just seoses sellega, et naishormoon on ju ja kui naised joovad näiteks kvaliteetset õlut on ju või ise tehtud sai on ju, siis nad saavad sealt nagu mingi hea laksu naishormooni on ju.
noh, et see on nagu üks teema, mis on minuga kaasas käinud ja mida ma olen nagu mõelnud. Sellest me mida, peaksime maha istuma ja pikemalt rääkima, et siin lähevad võib-olla natuke tõesti, jah. arvamused veel ei ühti, mis on väga Jah, okei. jah. Selles ei ole mitte midagi valet. Ei, absoluutselt. Jah, seda võiks nagu veel uurida ja rääkida kellegi Sest, veel sest, targemaga siis. sest naistel just vastupidi, näiteks mul tütrel olid tohutud päevavalud, päevade valud 10 päeva enne, kui hakkasid aastaid ja ta läks meiega koos siis ketoks või Mhm, ketovooriks ja tal kadusid kõik need PMS sümptomid ja valud ja nüüd ta ei tea ka, millal ta päevad hakkavad, sest tal puudub see ja, ja noh, inimesed mhm. isegi 50-ndates, neil tulevad päevad tagasi või kes jääb rasedaks, et see on Jah. väga-väga Mm, toetav, et ja noh, on okei. ju ka tuntud viljatuskliiniku arst, ma ei saa praegu ta, Robert Kilts äkki, kes ka siis jõudis selle karnivoorluseni läbi tänu oma klientidele ja nii edasi ja nüüd aitab neid läbi selle toitumise. et Mhm. igal juhul väga-väga mul, põnev teema. mul oleks vaja nagu veel nagu naistega võib-olla rääkida, kes on nagu seal nagu sinagi vaata nagu põhjalikult teemas. Et ja tahaks konkreetsed nagu, tahaks nagu, kogemused, et see jah, ongi see, et ega just. me ei tee ju endale midagi liiga või vastu, vaid noh, minul olid tohutud Mhm, rinnapõletikud, ka hormoonidega mhm, seotud kuumahood, mul ei ole selliseid asju, kõik on nägemist, mhm. et just No ennem sa oli mul särad paigast täiega. ära. Kui sa Mhm. oleks mind näinud 1,5 aastat tagasi. Jah, ja no vot. just, et Nojah. siis ma olin elav surnu, vegeteerisin lihtsalt diivani peal. et Mhm, ja nii hästi ma polegi ennast vist kunagi tundnud, võib-olla 4-5-aastaselt oli selline eluenergia ja rõõm olla, mhm, hüpata, tantsida. mhm. et see on äge jah. Nojah, see on päris, isegi ülikõva on nagu vähe öeldud. ja see kõlab võib-olla nagu liiga ilus, et tõsi olla, jah, aga samas nagu ma ei tea mitte midagi loomulikumat, ma ei tunne kui see, mis siin on, et mhm. et nii peakski olema ja nii võikski kõik ennast tunda. Jah, just, jah, ma ise ütlen samamoodi. kuule, aga siit soovime kõigile kõike paremat ja tugevat selgroogu ja häid mõtteid pähe Ja ja tulge sauna. ikkagi tulge sauna ja katsetage ja tehke seda, mida õigeks peate. Just, vot, ja ongi kõik. väga-väga head sõnumid. Jah. Aga aitäh sulle tulemast ja äkki vaatame, kuidas sul see karnivoorlus ja elu läheb, et võib-olla Mhm. kohtume veel, saad veel jagada. No olete siia küll oodatud meil ju siin. mul tuleb tegelikult sünnipäev tuleb ju 11. september. ahah, no vot vot, siis, see on ju vot varsti. äkki see on nüüd varsti jah siin juba. Kas Eks siis kõik võivad tulla või? no sõbrad on oodatud selles, et mul on see aasta niimoodi, et ma nagu plaanisin nagu mingi hullu asja panin kokku, siis mõtlesin, et ütlesin kõigile, ma ei tea mitte midagi, aga kes tahab, tulgu. Et siis sama siin, ühesõnaga, et kui ma olen kodus, võtan vastu inimesi, aga mingit Rootsi lauda ma see aasta nagu otseselt ei tee, et võib-olla väike grill ja. väga hea. et Et siis, kes näevad seda videot ja tunnevad ennast Hendriku sõbrana, on oodatud. oodata, nii mul on et nii palju sõpru. no õnneks mu kanal on veel suhteliselt väike, nii et vaatame, mis siis saab. aga olgu, ma lõpetan selle salvestuse praegult ja jah, järgmiste kordadeni. jah, järgmiste kordadeni. teeme nii, tšau. Tšau.